Seisa umbes õlgade laiuses argseisus ja jälgi, et põlved oleksid nõtked, ehk mitte liiga pehmed ega ka lukus. Vaagen on neutraalasendis ehk mitte ühelegi küljele kaldu. Saba on jalge vahel. Jälgi kogu harjutuse vältel õiget kehahoidu. Kujutle oma keha kesktelge, mis läbib sinu keha sisemust vertikaalsuunal alates pealaest, silmade vahelt läbi kaela alla, 2 jala vahele ja sealt alla maasse. Nüüd kujutle, et sinu puusad on nagu kodarad vankrirattas, mis pöörleb ümber keha läbiva kesktelje. Hoides keha raskust mõlemal jalal, hakka vankriratast pöörama. Kord ühele poole, kord teisele poole. Jälgi, et ratas ei läheks laperdama. See tähendab, et vaagen ei kalduks ühelegi küljele, vaid püsiks põrandaga paralleelselt horisontaalasendis. Selleks hoia oma kõhulihased kerges toonuses. Eelkõige pinguta kergelt alumist, sisemist kõhulihast, mis asub sinu naba ja vöökoha all. Võid ette kujutada, nagu sa hoiaksid oma saba jalge vahel või tõmbaksid püksi lukku kinni. Proovi liigutada puusi võrdselt. See tähendab, et sama palju, kui üks puus pöörab ette, pöörab teine taha ja vastupidi. Tunneta puusade raskust, mis toetuvad jalataldadele. Ja tee nüüd pisut kiiremas tempos. Pea meeles, et mida kiiremaks läheb liigutus, seda väiksemaks ta läheb. Ära unusta hingata normaalselt. Selle liigutusega võib alguses tekkida refleks hinge kinni hoida või katkendlikult hingata. Vahel võib hakata koguni pistma. Et seda vältida, jälgi kogu liigutuse vältel oma hingamist, et see oleks sügav ja ühtlane. Ja tõsta veel tempot. Kui sul hakkab sassi minema, võid võtta käed appi, just nagu jookseksid või seisaksid kettakujulise pöörleva trenažööri peal. Kui oled puusa liikumise jälle paika saanud, jäta käed lõdvestunult külgedele paigale. Ja tõsta veel tempot. Ja aeglusta jälle tempot. Aeglusta veel.